Jätkame Viljandi haigla ravijuhiga, juhatuse liikmega, kes on Paik projektijuht ja ise ütleb enda kohta, ta on Paik entusiast. Mart Kull, palun. Tere pealelõunat, head kolleegid ja kallid külalised. Mul on suur au mõningaid tulemusi meie projektist ja selle projekti mõjust siin ette kanda. Ma kohe disclaimerina ütlen, et see on suur meeskonnatöö ja nende slaidide taga on siin vähemalt 4 inimest vahetult, lisaks minule Liis, Kadri ja Andres, kes erandiks Liis on ka siin saalis, nii et suur aitäh, aga laiemalt on seotud loomulikult kogu Paik meeskond, kes siia slaidile vist peaaegu et ära ei mahugi. Ma mõtlesin ka hommikul, keegi ütles, et kas ma tunnen mõnda Martat ja peale selle, et ma pidin iga sügis oma vene keele vihikule kirjutama tetrat Marta Kulja, tuli mul siiski üks Marta meelde, mul ühe kolleegi tütar on Marta, kes on 10-aastane ja tõenäoliselt täna seda teenust veel ei vaja, aga ma loodan väga, et sellel hetkel, kui see vajadus võib tal tekkida 50, 60, 70 aasta pärast, siis on see teenus nii küps, et see on kättesaadav. Ei ole ma ka kahjuks meie projekti originaalse Martaga kohtunud, kui ta üldse päriselt eksisteeris, ma täpselt ei tea, aga Marta mõju on Viljandis tunda päris palju ja ma arvan, et peale Joala monumenti teiseks turismiatraktsiooniks saav haigla kraater kesklinnas, et ka selles on väga palju mõju meie paiga Martal. Edasi. Siin juba emotsionaalne video oli enne, ma väga pikalt ei peatu, aga tõesti väga mitmed meie kliendid või patsiendid, kuidas me neid nimetame, nimetavad meie tervisejuhte nendeks ingliteks, kes neid on siis tõesti päästnud. Ma lähen sellest meie eesmärgist natuke kiiremini üle ja hästi lühidalt veel see meie nii-öelda teenuse mudel. Täna seda vasakpoolset kodust leitavat riskipatsienti õlga meil veel ei ole. Me oleme sõelunud patsiente meie enda haigla ravivoost ja need patsiendid siis, kes tulevad mingite sõelumiste või riski punaste lipukestega esile, jõuavad siis meie paigameeskonna lauale, kus nendele siis tehakse põhjalikud hindamised, nad saavad oma tervisejuhid ja vajalikud teenused, alles siis lubatakse nad koju. Ja selle teenuse eesmärk oli siin põgusalt juba ka ära mainitud, võib-olla sellised objektiivsed mõõdetavamad eesmärgid on siis tõesti EMO-sse sattumise vältimine, haiglasse sattumise vältimine ja uuesti haiglasse sattumise ehk rehospitaliseerimise vältimised, aga ka rohkem võib-olla siis patsiendi või nagu agressuurse inimese kesksed mõõdikud, kuidas nad on rahul oma tervisega seotud elukvaliteediga ja kuidas nad tunnetavad siis seda teenuse kvaliteeti ja teenuse kogemust. Mul on üks slaid vahelt ära kadunud, kui palju neid patsiente meie teenusel on. Me oleme üle 150 patsiendi on meie teenusel olnud, küll on neid, kes on sellel teenusel tänaseks lahkunud, läbi sattumise mõnda hoolekandeasutusse, ise võtnud nõusoleku tagasi või ka kahjuks arvestades seda sihtgruppi ja vanust, lahkunud üldse parematele või teistele jahimaadele, nagu öeldakse. Aga et see tunnetus tekiks, milliste sotsiaalsete teguritega need meie patsiendid teenusele on sattunud, siis siin on meie tervisejuhtide selline kõhutunne või hinnang, mis on see peamine probleem, mis lisaks nendele kliinilistele riskifaktoritele siis käivitas selle Paik teenuse ja tõesti suhteliselt ühtlaselt nad jaotuvad niimoodi veerand või 20%. Siin ravisoostumuse puudumine on üks sagedasemaid, koordineeritud sotsiaalteenuste vajadus, ebapiisav tugivõrgustik, siis korduvad hospitaliseerimised oli meil üks oluline kriteerium viimase aasta jooksul ja on ka siis üks viiendik neid, kellel on mitu nendest kriteeriumitest korraga. Nii et ma kõigepealt siis nüüd räägin mõnedest mõõdetavatest tulemitest või numbriliselt väljendatavatest tulemustest ja kuna keegi ei öelnud mulle, millest ma rääkida tohin või pean, siis ma pärast räägin natukene sellistest subjektiivsetest või üldisest mõjust meie maakonnale, kui te lubate. Nii et üks tulemusnäitaja oli siis erakorralise meditsiini osakonda sattumised enne paigateenust ja siis paigateenusel. Kuidas seda slaidi lugeda? Siin all on siis need kvartali kaupa me oma andmeid Haigekassast oleme saanud ja
Ja siis see roheline osa, need on kõik paikteenusel täna olevate või olnud patsientide siis EMO visiidid. Rohelisega on need visiidid, mis leidsid aset enne, kui nad paikteenusele sattusid ja sinisega siis, kui nad on meil paikteenusel. Miks siin viimane tulp natuke rohelist on jäänud, ehk inimese, ta ei ole paikteenusel, nad on hiljem tulnud siin selle aasta teises, kolmandas või neljandas või kolmandas kvartalis, aga kolmas ei ole alanud, vabandust. Teises kvartalis, aga meil haigekassa lihtsalt andmed lõpevad ära, me ei saa näidata nende nii-öelda EMO-sse sattumisi. Aga kui vaadata seda protsenti, nii nagu Apple alati näitab, mitu protsenti on vähenenud või kiirenenud protsessor, siis meie andmed näitavad, et EMO-sse sattumiste arv sellel riskikontingendil väheneb peaaegu 2/3, mis oli ka täna hommikul meie Dublinist professor rääkis, et umbes kuni poole võrra võivad hospitaliseerimised ja erakorralise meditsiini tarbimine väheneda, nii et väga sarnane number on meie esialgse analüüsi tulemus ka. Nüüd teine mõõdetav näitaja on erakorralised hospitaliseerimised. Siin natuke väiksem on see mõju. Miks nii palju tõuseb see vahetult enne paikteenusele sattumist, nagu ma ütlesin, üks meie sissevõtmise kriteerium on korduvad hospitaliseerimised ning selle tõttu see valim ise on kallutatud, need hospitaliseerimised on selle tõttu sagedasemad enne kui nad meie paikteenusele satuvad. Küll nad ei lange päris sellele tasemele, mis olid eelnevatel aastatel, aga võrreldes selle perioodiga, kus nad meie paikteenusele satuvad, peaaegu 40% võime arvata siis hospitaliseerimiste vähenemist. Ühe slaidi peal on meil näidatud ka see struktuur, teenuste struktuur või nende kontaktide muutumine ajas. Jällegi siin 2019-2020 algus, kui nad suurem osa nendest patsientidest, keda me siin analüüsis praegu oleme näitamas, teenusele sattusid, siis sealt edasi näete see punane, mul ei ole pointerit, see punane vahemik läheb kitsamaks, need on EMO visiidid ja allpool see kollane läheb laiemaks, need on siis koduõe visiidid, nii et natukene võib öelda, et EMO visiidid asenduvad koduõe visiitidega, kas see on meie soov, see on siis meie enda otsustada, et võimalik, et need kontaktid on võib-olla siis eelistatud ja ka süsteemile tervikuna natuke soodsamad. Siin on keeruline joonis, ma proovin neid veidi selgitada. Siin on 2 joont, vasakul on siis ravisoostumus. Miks 2 joont? Me alguses üritasime neid patsiente, kes keeldusid paikteenusest, kasutada kontrollgrupina, aga me õige pea saime aru, et ei ole see kontrollgrupp juba punkt 1 selle tõttu, et mingil põhjusel nad keeldusid sellest teenusest. Me avastasime, et nad on oluliselt nooremad ja natuke vähem kroonilisi haigusi, nii et nad tõenäoliselt on ka parema toimetulekuga, mis tõttu ei anna neid võrrelda selle paikteenuse kontingendiga. Plus teiseks, nad tegelikult said ühe olulise menetluse ja see oli meie paiktervisejuhi väga põhjalik nii-öelda kohtumine, hindamine ja nõustamine. Me näeme, et ravisoostumus, sinine joon on siis paik, patsientide joon tõusis peaaegu 10%, aga ta tõusis ka nendel, kes keeldusid paigast. Ja võimalik, et see mõju oli läbi selle, et meie tervisejuhid nõustasid neid seal väga tublisti sinna kutsudes paik, nagu te filmist nägite, tulid ja moosisid meid paika, aga nad rääkisid seal ka, miks see paik hea on ja mis on oluline, et seda tervist hoida. Nüüd teine parempoolne tabel siis või skeem näitab siis nende indeksdiagnoosidega ehk need haigused, mis ongi meie need paik siis kroonilised haigused, millega me neid siis välja oleme valinud, nende diagnoosidega siis ambulatoorsed kontaktid, nii et me näeme, et on need siis eriõe kontaktid või eriarsti kontaktid või ka perearsti kontaktid, kus on siis see indeksdiagnoos, see suureneb, need patsiendid tõesti jõuavad nendele teenustele, mille eesmärk võiks olla siis sellesama kroonilise haiguse, mille tõttu ta paikprojekti sattus, nende siis ravi või halvenemise ennetamine. Nii et need on niisugused objektiviseeritavad numbrid ja nüüd ma liigun natukene siis nende subjektiivsemate juurde, mis on seotud patsiendi enesetunde ja teenuse kogemusega. Me kasutasime elukvaliteedi või tervisega seotud elukvaliteedi mõõdikuna projektis rahvusvahelist valideeritud küsimustikku, ta on eesti keelde ka valideeritud, kannab ta siis lühendi nime EQ5D ja seal on 5 domeeni, liikumist hindav enda eest, endaga toimetuleku ja enda eest hoolitsemisega seotud domeen, igapäevatoimingute teostamine, valud, vaevused ja rahutusmasendus,
on siis erinevad kategooriad, kus siis inimesed ennast said nendes domeenides hinnata. Ja see mõju oli ühes domeenis, et ei olnud kõigis domeenides, aga see teine domeen, mis oli siis toimetulek ja enda eest hoolitsemine, vabandust, paranes siis 3% teenusel olijatest, ütlesid, et need on oluliselt paremad, need tegevused. Me peame arvestama, et need patsiendid on eakad ja nad ka selle teenuse peal olles ju vananevad ja selle tõttu loogiline suund kõikides nendes domeenides on tegelikult ju halvenemine, mida me tegelikult näeme ka, et 10% praktiliselt kõikides domeenides läheb ju halvemaks. Aga siin oli siis ka tuvastatav positiivne mõju. Ja siis me hindasime mõju patsiendi enda kogemusele või teenuskogemusele. Me võtsime kasutusele Inglismaa patsientide organisatsiooni ühe küsimustiku, ta ei ole valideeritud, ta on meie enda tõlgitud, siis see oli National Voices sihuke patsiendi kogemuse küsitlus. Päris palju küsimusi, jälle 6 domeeni, aga üle 40 küsimuse ja hinnatakse siis üldist raviga rahulolu, raviplaani ja selle koostamise protsessi, patsiendi terviseinfo liikumist, tervist puudutava info piisavust, kaasatust siis raviprotsessi ja terviseinfo ülekandumist. Ja siin 40 küsimust, ma vist kõiki ei näita, aga me valisime enda projekti jaoks mõned indeksküsimused, mille järgi me siis ennast benchmarkisime või mida me tahtsimegi kõige rohkem muuta. Üks on nendest siis, mulle on selgitatud minu ravivõimalusi, mind toetatakse tervist puudutavate eesmärkide seadmisel ja saavutamisel. Siuke väga inimese kesksele raviprotsessile suunatud küsimus ja siin on siis teenuse alguses pooled umbes ütlesid, et jah, alati või enamasti ja teenuse kestmisel siis oli see protsent 92%, kes ütlesid, et nende tervist puudutavate eesmärkide seadmisel ja saavutamisel neid toetatakse. Järgmine indeks küsimus oli, ma tean, mis on minu ravi ja sotsiaalses toetuse plaanis kirjas, ma tean, mida teha, kui minu tervis peaks järsku oluliselt halvenema. Ja jällegi enne teenust või teenuse alguses vastasid umbes pooled, et jah, nad teavad alati või enamasti, siis teenuse peal peaaegu jällegi 90% tunnetasid seda, et nad teavad, mida teha, kui nende tervis järsku halveneb. Järgmine indeks küsimus, minu ravi ja sotsiaalse toimetuleku plaani vaadatakse regulaarselt üle ja siin peaaegu jällegi sama suurus 48%-lt 89%-le, tunnetuslik parameeter, aga nad tundsid või tunnetasid, et nende raviplaaniga regulaarselt tegeletakse. Ma saan oma terviseinfot õigel ajal, õiges mahus ja mul arusaadavas vormis. Siin oli päris hea seis alguses, 70% leidis, et jah, see on nii. See protsent vähenes siis peaaegu 2/3 võrra veel, nii et järgi jäi 10% nendest inimestest, kes ei olnud rahul oma terviseinfo kättesaadavusega. Ja mis oli huvitav ühe küsimuse puhul, mis meid väga huvitas, oli, et ma tean oma ravimite kohta, miks neid võtma peab, kuidas neid võtma peab ja võimalikke kõrvaltoimeid ja nii teenuse alguses kui teenuse käigus kõik patsiendid teadsid, mis need on, aga tegelikult meie tervisejuhtide subjektiivne hinnang sellele oli, et pigem vastupidi 80% ei teadnud ei teenuse algusel ega enne seda teenust. Loodan, et teenuse peal nad siis said sellest teada, nii et siin patsiendi enda hinnang ei ole väga objektiivne, oli vist see point, mis ma tahtsin teha, mis ei kukkunud väga hästi välja. Nii et ma jõuan nüüd järeldusteni, et mida võiks seda tüüpi teenus siis Eestis mõjutada või muuta. Meie esialgsed tulemused väga lühikese teenuseperioodi või osutamisperioodi najalt ütlevad, et ta võiks parandada tõesti kättesaadavust, järjepidevust ja kvaliteeti riskirühmadel, toetada siis nimelt inimese keskset, ma kogu aeg unustan, Agris alati rõhutab seda, inimese keskset teenuse osutamist tervishoius ja sotsiaalsüsteemis, suurendaksid inimese omavastutust ja kaasatust raviprotsessi ja tõstaksid siis elukvaliteeti ja parandaksid teenusega rahulolu krooniliste patsientide ravis. Kindlasti kogu selle jutu, mis ma täna rääkisin, kuulamisel on vaja silmas pidada neid piiranguid, meil ei olnud kontrollgruppi. Ükskõik, kuidas me üritasime seda tekitada, meil ei õnnestunud see hästi haigekassa andmete peal, sest meie sekkumise grupp ehk teenusel olevate inimeste grupp oli tegelikult sotsiaalsete terviseteguritega. Täna haigekassal andmebaasis, mis meie kasutusel oli, neid kahjuks ei sisaldu ja need süsteemid omavahel ei räägi.
teenuse kestvus suhteliselt lühike, nagu juttu oli hommikul ja Liivia ka, et see vajab aega, usaldus ja abielu ei arene kiiresti, et ma tõesti täna tean või oma abikaasa pilgust, et mul sokid on vales kohas või prügikast on välja viimata, aga see on aastaid kestnud õppeprotsess, nii et me peame veel õppima üksteist siin paremini tundma, nii et me oleme alles alguses. Ja tõesti meie sihtgrupi eripärad ka, küllalt eakad, üpris palju kukkus teenuselt välja, nii et kindlasti omab oma mõju, kuna teenuste struktuuri täna tervishoius mõjutas oluliselt COVID-i kriis 2019-2020, 2020-2021, siis võimalik, et siin on ka mingi kaasmõju sellel COVID-il. Ja üks sõna, ma näen, et mul hakkab aeg otsa saama, vabandan, et sellest nii-öelda planeerimata mõjust meie maakonnale, mida ei saa hästi numbriliselt mõõta, me tõesti täna tunneme väga palju paremini oma maakonna kohalikke omavalitsusi ja sotsiaaltöötajaid ja nende võimekust, mis läbi nende seminaride ja ühistöötubade ja koolituste on nüüd tekkinud ja täna ka nii-öelda ma tean, millised teenused on mu patsientidele võimalik, kui ma töötan arstina, reumatoloogina kabinetis 232. Meil on tihedam koostöö perearstidega, juhuslikult õnnestus meil keset seda COVID-i kriisi tänu paikmeeskonnale ja sellele koostööle käivitada koduhaigla teenus. Meil on täna 7 voodikohta avatud kodudes, seal, kus see vajadus tekib. Ja me oleme aru saanud, et edasi minemiseks on vaja natuke kitsamaid teekondi, et selleks me oleme osa nüüd Tartu Ülikooli Kliinikumi insuldi projektist, aga meil on ka Viljandi maakonna insuldi teekond, kus on minu teada täna juba üle 80 patsiendi kaasatud. Nendest ma täna üldse ei rääkinud, et see on väljaspool paikprojekti ja me oleme loomas diabeediteekonda, kokiteekonda, kukkumise osteoporoosi vältimise teekonda ja me oleme osaliselt tänu ministeeriumile ka ühes rahvusvahelises teabevahetuse projektis JadeCare, kus on siis riskistratifitseerimisega saab tutvuda Kataloonias ja selliste value-based purchasing või väärtuspõhise ostmismudelitega siis Saksamaal. Ma lähen siit üle ja ma laenasin ühe slaidi Agrise eilsest ettekandest, ma ise seda ei kuulnud, aga Agris seda lahkelt jagas ja mul on hea meel, et meie paikprojekt aastaks 2050 oli see 40, adresseerib juba väga mitut kasti, mis meie ministeeriumil tööplaanides on ja samuti neid siis mõõdikuid, millega hakatakse seda kõike mõõtma. Ja ainult 3 sõna sellest, mis on vaja, tõesti, sellest on täna juttu ka olnud, selleks, et seda tüüpi teenused, nagu me PAIK-projektis, aga ka riskipatsientide juhtimises ja hoolduskoordinatsiooni projektis täna teeme, püsima saaks jääda, meil tõesti oleks vaja leida süstemaatilisemalt neid abivajajaid. Täna see on hästi ajamahukas. Alla 10% patsientidest, keda me sõelume, jõuavad teenusele. Et me teeme hästi palju tööd, see sõelumise protsess on aega nõudev. See vajaks kuidagi süstemaatilist lähenemist. Et see riiklik IT-platvorm, mis ühendab siis kõiki neid teenuspooli, oleks vaja mingil hetkel kokku leppida ja kasutusele võtta, nii et tõesti ei pea Liivia iga hommik 3 või 4 või 5 IT-platvormi sisse logima. Meil ei olnud tervisejuhte, neid täna ei koolitata minu teada kuskil. Me tegime hästi palju tööd selleks, et need tervisejuhid meil üldse sellised oskused saaks, et inimesi aidata. Ja ühesõnaga rahastus peaks toetama meie ühiseid pingutusi, õigemini panema meid koos selle patsiendi nimel pingutama ja lõpuks ka mingit info töölauda või dashboardi, mille pealt selle teenuse efektiivsust siis saab mõõta. Nii et lõpetan välja ühe emotsionaalse siis tsitaadiga ühelt patsiendilt, et mu ema mõistis, et ta pole üksi, et ta on oluline vajalik ja selle tekitas siis paikinimesed ja siin on siis need paikinimesed haigla poolt, kahjuks mul ei ole pilti COVID ja meie paikinimestega perearstide poolt, ma väga vabandan, aga Viljandi nii-öelda paikprojekt ei ole haiglaprojekt, et ma olen seda mitmel pool rõhutanud, see on üks maakondlik projekt. Kui ma ütlen, et see on haiglaprojekt, siis see kukub läbi kohe, et siis ei ole mõtet sellega edasi minna, nii et see on maakondlik ühine pingutus krooniliste haigete tervise hoidmise ja parandamise nimel ja sellega ma lõpetan, aitäh!